Et vastata nüüd sellele küsimusele, et miks Töötukassa osaleb haridusjuhtide praktikaprogrammis, siis ma alustaksin natukene kaugemalt. Juba lapsepõlves tegelikult alustame selle vundamendi ladumisega, et meil oleks selline rõõmupakkuv ja õnnelik elu. Ja seal on hästi palju erinevaid koostisosi. Ja üsna varases eas juba tegelikult näiteks lasteaeda minnes tuleb sinna sisse nii-öelda või hakkab mõjutama selle inimese arengut haridusvaldkond. Sealt edasi tuleb siis juba põhikool ja järgmised kooliastmed, kuni siis selle hetkeni, kuni see noor inimene väljub siis kas kutsekoolist või gümnaasiumist või ülikoolist ja siis ta saabub tööellu. Ja nüüd see on see koht, kus siis Töötukassa on valmis nii-öelda inimese vastu võtma ja toetama teda siin tööelus toime tulemisel. Ja sellest lähtuvalt ma arvan, et need kaks valdkonda peavad väga head koostööd omavahel tegema. Ja see põhjus siis, miks me osaleme siin, et me tahaks tugevdada seda silda selle kahe valdkonna vahele, et need inimesed tegelikult ju moel või teisel või erinevatel eluhetkedel on jälle nii-öelda kas ühes või teises valdkonnas. Meie täiesti esimene kohtumine Kristeliga sai toimuma siis selle projekti avaüritusel. Ja see oli hästi selline tore kohtumine, sellepärast, et sellel kohtumisel osalesid ka eelmiste aastate haridusjuhid ja meie eelmise aasta mentee siis Kammeri kooli direktor Kairi Kolk oli seal kohapeal ja tema tundis Kristelit ja siis tema oli nagu selline meie kokkuviija. Nii et see läks hästi mõnusasti ja niimoodi sõbralikult ja kõik tundsid ennast turvaliselt. Liitusin haridusjuhtide praktikaprogrammiga, sest soovisin näha, kuidas toimib üks suur ettevõtte seestpoolt. Kohtused olid hästi palju nippe, võtteid ja konkse endale kõrva taha panna. Samas ka teada saada, millega see Töötukassa siis tegelikult tegeleb ja ausalt öeldes siis ka saada palju uusi erinevaid huvitavaid kasulikke kontakte. See on natukene huvitav teema, sest esimesed muljed Eesti Töötukassas oli minu kaks kena väikest daami, kes mul Tartus külas käisid. Käisime nendega läbi Emajõe kooli, tutvusime õpilastega, meie õppetööga, käisime läbi Hiie kooli ja sellega see alguses nagu piirduski. Tegemist on siis meele- ja kommunikatsioonipuuetega õpilastele mõeldud riigikoolidega, meie pidaja on riik ja koolid on tõesti ilusa nimega, et see kool, kus me praegu oleme, on siis Tartu Emajõe kool ja asub siis Emajõe ääres. Umbes 150 meetrit on me siit Emajõgi ja selle järgi on kool ka nime saanud. Teine kool, kuhu me siis varsti teel oleme, on siis Tartu Hiie kool ja saanud siis nime siis selle järgi, et kunagi olid seal siis need Tähtvere mõisa maad ja see oli siis ka selline püha hiis seal läheduses ja asume me Hiie tänaval. Neid definitsioone on ja sõnastatud hästi palju, aga pigem peaks olema juht see või minu jaoks, kes siis kujundaks sellist asutuse kultuuri, mitte et ta ei looks mingi korda või uut riiki seal, et kus tema on siis see kõige juhtem. Ja samas peaks olema ta kindlasti sõber oma töötajatega, oma inimestega. Selle 10 nädala jooksul on minu nägemus Eesti Töötukassast muutunud, ütleme siis, ma võin öelda 100%. Kui ma rääkisin ennem keskmisest eestlasest, et mida tema teab Töötukassast, siis nüüd ütlema seda, et iga keskmine eestlane vajab võib-olla mingil eluetapil Töötukassat, on ta siis tööotsija, on ta tööandja, on ta inimene, kes soovib oma elus teha karjääripööret, on ta siis inimene, kellel on natukene vähenenud töövõime või on ta noor, kes pole mitte päevagi tööl käinud, et kõik need inimesed saavad abi Töötukassast, et need suured sambad ongi, millega Töötukassa tegeleb.
Mulle meeldib see, et Eesti Töötukassa on kogu oma personalipoliitika hästi toredasti dokumenteerinud, et ma hästi palju praktilisi dokumente kogusin omale kausta ja mulle tegelikult meeldib see, et kuidagi juhtus nii, et mul oli tarvis tegeleda vahepeal värbamisega, sest ma olematuks teha ei saa, et ma olen ka koolijuht ka praktika ajal ja sellega tuli appi siis mulle Töötukassa, kes andis mulle näpunäite, kuidas efektiivset värbamist läbi viia, kuidas koostada siis sellist löövat töökuulutust ja tänaseks on mul see juhiabi olemas. Kristel on selle perioodi jooksul märksa rohkem avanenud. Ma tean temast nüüd seda, missugune inimene ta on. Ta lisaks sellele, et ta on selline asjalik, hästi tulemustele orienteeritud ja selline praktilise meelega juht, siis ta mängib mälumängu, loeb palju raamatuid, aga samas talle meeldib ka ikkagi lustida ja elust rõõmu tunda, nii et ta on selline hästi lahe ja tegus ja rõõmsameelne naine tegelikult. Hea huumor käib asja juurde ja see on meid siin saatnud sellel teekonnal ka. Me siis leppisime kokku, et me muudame natukene HEV-õpilase pakutavad karjääriteenused, kuna need lapsed omandavad erinevad õppeained ja samuti ka kõike muud pakutavad natukene aeglasemalt, natuke struktureeritumalt, et neile ei piisa karjäärispetsialisti külastuses koolis üks kord, nad vajavad individuaalset nõustamist ja me lisaksime siia ka ühe osapoole veel, kes on siis lapsevanem. Ja sellest peaks siis kujunema selline erivajadustega lastele suunatud karjääriteenuste materjalide komplekt, mis on natuke lihtsam kui praegu sõnastatud ja see on nüüd läbirääkimiste küsimus, kui palju on Töötukassal ressurssi pakkuda meile teenust ja kui palju on siis koolil võimet seda vastu võtta, ehk siis kuhu me saame need oma päevakavas paigutada. Ma ikka usun ja loodan sellesse, et meie tegutsemine ja suhted koolis oleksid sellised koostööised ja tulemuslikud ja me kõik tegeleme ühise eesmärgi nimel, mis on siis oma õpilaste võimalikult parem arendamine ja toetamine. Ja me saame seda teha siis, kui meil on teada oma eesmärgid, me oleme ühes infoväljas ja see info liikumine on ka hea. Selleks siis plaanin ma luua koolis siis toimiva ja tõhusa sisekommunikatsioonisüsteemi, ilmselt ka sõnastada see. Ja teiseks, kuna peale õpilaste peaksid õppima ja ennast arendama ka töötajad, siis minna süvitsi töötajate professionaalse arengu toetamisse, luua koolituskava, koolitusplaan iga töötaja põhiselt või vähemalt ametigruppide põhiselt, meil on erinevad ametigrupid. Ja kolmas siis, mis on natukene pikemas perspektiivis, oleks siis muuta kooli juhtimist natuke hierarhilisemaks, luua üks valdkonnajuhi koht juurde, aga kõigile tuleb muidugi läheneda samm-sammult, sest kõik nõuavad aega, ressursse, inimesi, sõnastamist, eesmärgi sõnastamist ja alles siis saab nende kallal asuda. Ma siin olen nüüd igal pool uhkustanud, et minu praktika lõppes Töötukassas suure pauguga, et kõik minu auks ja puhuks, aga tegelikult see päris nii ei ole. Et kui minu viimase praktikapäeval, ehk siis 31. märtsil toimus Töötukassa aastapidu. Seekord see oli ta Viljandi Ugala teatris, väga meeleolukas üritus, hästi palju rahvast, ma pole kunagi Ugala teatris nii palju rahvast näinud. Ja mina vaatasin seda kui etendust, tunnustati siis nende parimaid töötajaid, jagati kolleegipreemiaid ja esinejate hulgas olid ka siis oma meelelahutusmaailma tähed. Eesotsas siis olid Eva ja Villu Talsi ja oli siis ka Reivo Ahven muusikaprojektiga ja plaate keerutas Karl
Robert Saaremäe ja siis esines siis tantsuks, mängis siis Karl-Erik Taukari bänd.